Erinevad skulptuurid, laste mänguväljak, tegevust jagub siin kõigile, aga mind loomulikult huvitab see, millele viitab see suur telekaamera ehk siis filmimuuseum. Ideed ja võimalused. Ideid on vaja, võimalusi ka, muidu film ei sünni. Väga õige tähelepanek, täpselt nii ongi. Aga praegu me siis oleme jõudnud filmimuuseumisse ja selle püsinäitusel te saate teada, kuidas tehakse filmi. See protsess on absoluutselt ühesugune. Vahet ei ole, kas oled Hollywoodis või Tallinnas, Londonis või Tokyos. Kõik algab ideest, edasi tulevad mängukunstnikud, siis algab operaatori, režissööri, valguskunstniku, kõikide nende töö, jätkub helindamisega, lõpuks monteerimise ja turunduse ja kõige selle muu. Ja tegelikult siinsamas, kui see läbikandis ringkäigu lõpus ongi juba punane vaip, siis kui need staarid juba on esilinastusel ja siis kui kõik sähvib ja välgub. Just, täpselt nii see on. Aga sellise kokkupanek, kui lihtne või keeruline see oli, loll küsimus minu käest, aga ilmselt ikkagi omajagu tööd ju. Loomulikult omajagu tööd, aga minu meelest see on nagu geniaalne idee, et mida kardetakse, et kas see võiks olla ainult Eesti filmi ajaloost. Ei, üldse mitte. See ongi sellest filmi tegemise protsessist. Loomulikult kõige rohkem näiteid on toodud Eesti filmiloost, sest seda meil on kõige parem ja mugavam kasutada, aga siia võib rahulikult tulla ka välismaalastega, turistidega, oma külalistega, sest nad saavad sellest protsessist aimu. Kuidas see kõik toimub, kuidas see kõik algab ja kuidas ja millega lõpeb. Ja ongi aega filmi võteteks. Väga oluline osa. Nii, olen nüüd kaadris, ma loodan. Selline nägi välja siis võib-olla just võttestuudio. Jah, seda küll, et sealt eestpoolt, mida televaataja näeb, nendest laudadest näeb seda pilti, mida tegelikult näeb režissöör. Et see ei ole ju see, mida meie vaatame nii-öelda avatud silmaga, vaid tema näeb läbi seda teistsuguse kamerapildi. Samamoodi on siin võimalik katsetada, kuidas filmi heli kostab. See, mida kutsutakse koeraks, eks ole. Ma viin koera jalutama kohe? Koera võib kohe jalutama viia, mikrofon, klapid saab pähe panna ja siis kuulata, et missugune samamoodi see heli on, kui puhas ta on võrreldes selle muu müraga, mis meie ümber on. Ja igal pool jooksevad ka klipid, kus siis iga protsess eraldi lahti räägitakse, näiteks minu selja taga, et mis on kelle roll, kui palju inimesi tegelikult on filmivõtetega hõivatud, neid on ikkagi sadu. Ja enamikke me ei kujuta, ütleme ettegi, kui sa seda maailma sest, et nähakse ikkagi neid tähti, kes on ekraanil. Täpselt. Ja siis mainitakse ära ka siis filmi režissöör ja produtsendid ja võib-olla mõned sellised pomod veel. Aga tegelikult, kui suur plejaad toredatest, andekatest ja ülimalt vajalikest inimestest seal kaadri taga on, kes on aastaid teinud, enne kui see Brad Pitt üldse sinna, jala üldse sinna võtteplatsi tõstab, kes on aastaid meeldud, et nendest kahjuks ei tea mitte keegi. Aga kui teie juurde tulla, millal tasub tulla? Millal olete lahti? Kõik päevad? Me oleme avatud suvel teisipäevast pühapäevani kella 10 kella 6 ja Maarjamäe lossipark on avatud iga päev. Tulge läbi, sõbrad, Eesti filmi ajalugu ja loomulikult visake pilk peale ka sellele, kuidas 100 ja 120 aastat tagasi siin samas Maarjamäel elati.